Mõnda aega tagasi lahvatas suur skandaal, kui selgus, et uude õssi ei jõua mõningad vängemad sõnad. Nende seas siuksed sõimusõnad nagu munn ja mölakas. Mõned inimesed said nii pahaseks, et tehti lausa rahvaalgatus, et need tagasi toodaks. Aga nüüd tekib küsimus, millised on need sõnad, mida inimesed kõige rohkem kasutavad ja kõige rohkem taga igatseks? Milline on teie lemmik sõimusõna? Sõimusõna. Pätt. Ikka tavaline kurat. Vittu küll. Ma ei sõima kedagi. Ei sõima mitte kedagi. Ma ütleks, et türa on siuke hea sõna, sest seda saab sidesõnana ka kasutada ja ma näen, kuidas noored panevad seda lause ette, lause taha, see on nagu meie kurva peaaegu. Et see on väga vulgaarne ka. Me ei kasuta, ma ei tea, kurat võib-olla, ma ei tea, pehmemat sorti. Ei tulegi otse meeldi. Halb poiss. Halb poiss. Halb tüdruk. Ma ei saa öelda, emme vaatab. Tsenseerime ära. Sõimusõna või? Jah. Debiil. Sinu? Nõustun temaga. Ma ütleks türa. Klassika. Sõimusõna. Ma üritan vältida sõimusõnu, et ma ei oskagi öelda. No aga kui ikka tuleb selline olukord, et on vaja natukene välja elada? Ei, ma püüan mitte negatiivsest sõimusõnasi, püüan muuta ennast selles suhtes. Aga kui tuleb emotsioonist, ma ei oska öelda, võib-olla kurat süke. Prekrati, atstань, no midagi siukest, et lõpeta või midagi siukest. Kui on vaja ikkagi rõbedalt öelda? No siis ikkagi ropsõnu nagu kasutavad, nagu kõik ma arvan. Ja milliseid? Seda on vaja, nagu võib rääkida või? Võib ikka. No mine perse, aga võib rangemalt ka öelda vene keeles. Idi. Scheiße in German. I don't know why. I'm not German, but I like Scheiße. Okay.